meeldib, kui inimestel on enesekindlust. Tegelikult öeldakse, et meile meeldivadki inimesed, kes on enesekindlad. Ja siis juhtub vahel, et me need oleme ja vahel, et me ei ole. Eile oli see vist, kui ma sattusin esimest korda, vähemasti teadlikult esimest korda lugema Jaan Krossi. See oli 3 katku vahel raamatukogus, ma läksin esimest osa küsima ja siis öeldi, et vabandust, et me anname sellise telliskivi. No see oligi telliskivi, see on nagu tõesti nagu füüsiliselt raske hoida. Igal real on, või ütleme igas lauses on vähemalt 2 sõna, millega ma ei ole varem kokku puutunud. Lihtsalt puhtalt, kuna ma olen eestlane, siis ma saan kontekstist aru, mida seal on umbes mõeldud. Ja mõnikord on mitmeid lehekülgi, kus on nagu 4 sellist ääremärkust all, kus on siis tähendusi selgitatud, sõnade tähendusi. Minu enesekindlus langes sellega, sellepärast, et ma nimetan ennast ka kirjanikuks. Ja sellega oli kunagi teema ka, ma mäletan, et kui ma olin 1 või 2 raamatut kirjutanud, siis küsiti, et mis me sulle tiitliks paneme või kes sa oled, mõnikord mingi ajakirja artikli jaoks või midagi. Ja siis ma ütlesin, et kirjanik ja joogaõpetaja. Ja siis öeldi, et ei, kirjanik ei saa olla. Ja ma mõtlesin, et huvitav, miks ei saa? Ja siis ma ei hakanud ennast kirjanikuks nimetama. Autoriks võib nimetada. Ja siis praegu ma vaatan 10 aastat hiljem või rohkem hiljem. Kõik, kes on kirjutanud 1 või 2 raamatut, nad ikka nimetavad ennast kirjanikuks. Ja praegu, mille peale mul enamik ajast kulub, ongi kirjutamine, mis mulle kõige rohkem rõõmu teeb ja kõige rohkem vooseisundisse viib ja aega unustama panev on kirjutamine. Niisiis ütlen ma viimasel ajal julgemini. Esimene raamat tuli vist 2008 välja ja nüüd 14 aastat hiljem, kui mul on 8 raamatut avaldatud ja arvutis 2 poolikut ja ideid veel mitu, arvutis 3 poolikut raamatut, siis ma julgen enam öelda, et ma olen kirjanik. Kuna aeg ka läheb sinna või nagu ma ütlesin, ka see rõõm on see, mida see tegevus kõige rohkem tekitab. Ja siis pärast eilset seda Krossi lugemist ma olen ettevaatlikuma sellega. Ja täna nägin ma just poes klassiõde, keda ma ei olnud näinud mingi, ma ei tea, 15 aastat või mida iganes kaua. Millega sina siis tegeled, küsin ma temalt ja tema minult. Ma olen kirjanik, või ma ei tea, äkki ei ole. Nagu tundsin, et minus ei ole seda enesekindlust, seda praegu öelda niimoodi. Ja seal samas poes olin ma näinud ühte paralleelklassiõde mõni nädal tagasi, kes, ma ei tea täpselt tema elukäiku, aga ma tean, et ta mees on väga tuntud ja keegi ju pidi laste eest hoolitsema, ma kujutan ette, need rollid olid klassikaliselt jagatud ja tema oli ka väga tagasihoidlik oma tiitlitega või selle oma kunstiga, mida ta oskab ja jagab viimased aastad. Mõnikord on naised need, kes on tagasihoidlikud oma kunstiga, mõnikord on mehed need ja me tunneme selle ära ja meil on kahju tegelikult, kui inimesed, kes oskavad oma asja hästi, on liiga tagasihoidlikud sellega. Ja ma olen väga poolt, et me võime olla enesekindlad. Mitte uhked ja ülbed ja upsakad, mitte sinnamaani, vaid sinnamaani, et me lihtsalt usume endasse ja armastame ennast ja julgeme olla need, kes me oleme. Olen Merit Raju. Ütlen, et olen elustiili disainer. Seda võib-olla kõige rohkem, sest see, et ma raamatuid kirjutan või üritusi korraldan või kursusi teen või esinemisi, see kõik on siis selleks, et sina saaksid disainida endale vähemalt sama ägeda elu, kui minul on hästi rõõmuküllase elu ja ise energiast pakatada ja rõõmu sädet kanda kõikideni. Kui sa tahad teada, milliseid harjutusi ma hommikuti teen, sest need on hästi lühikesed, ei võta mingit aega ega nõua mingit vaeva, siis siin all on link hingelepai.ee/hommik ja sealt sa need saavad videona minult. Aitäh sulle. Olen kindel, et saan sind inspireerida.